Ilusat kevadist päeva, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja nagu te näete, ei ole ma täna tavapärase Valguse kanali taustaga. Ja põhjus on väga lihtne, ma tahan teile täna midagi näidata ja kui see taust on peal, siis ei ole väga hea väga hea teha seda. Aga nagu te näete, siis väljas on päike, isegi pilt ei tule välja, sest päike on nii ere. Aga tõesti, kevad on jõudnud meieni. Ja seoses sellega tänase video pealkiri on maailma loomine. Mida ma selle all silmas pean? Mina ei tea, kas nooremad inimesed ilmselt ei tea, aga minu vanused ja võib-olla vanemad inimesed mäletavad võib-olla oma lapsepõlvest või noorusest sellist raamatut nagu maailma ja inimese loomine. Vene keeles Sotvorение мира и человека. Ja selle autor on Jean Eiffel, ma ei tea, kuidas ta prantsuse keeles paremini nimetada, kes on Prantsuse graafik, karikaturist ja akvarellist, õige nimega François Lejeune, kes sündis 1908. aastal Pariisis ja kes on andnud välja sellised karikatuuride raamatud nagu ongi maailma loomine, inimese loomine ja Aadam õpib maailma tundma. Mina vaatasin, mina ei tea, kuidas teiega on, aga mina vaatasin seda raamatut. See on selline suur raamat koos erinevate karikatuuridega. Ma vaatasin seda väga tihti ja mulle tohutult meeldis see. Ja ka kogu see idee. Ja siin on selles sissejuhatuses on kirjutatud niimoodi, et Jumal pole Eiffeli joonistustes vihane kõikvõimas valitseja ja looja piibli lehekülgedelt, vaid teda on näidatud tööd armastava olendina, kes kasutab kõiki inimlikke teadusi. See on siuke poliitiliselt korrektne nagu kirjeldus loomulikult, aga ma kohe räägin edasi. Ja siin on kirjelduses veel, et Jumal on albumis kujutatud innuka töölisena, kes enne pihku sülitab, kui labida kätte võtab. See Jumal on harukordselt sõbralik ega ähvarda kedagi. Taadikesele Jumalale vastandab raamatus kunstnik kavala ja kurja vanasarviku, kes tembutab eesmärgiga heita Jumalale kaikad kodarasse, segada tööd rühkiva looja tegevust, kellel on ilma selletagi küllalt raske, kuna Jumalal tuli õppida füüsikat, keemiat, uurida astronoomiat ja anatoomiat ning veel palju muud. Minu jaoks on see raamat varajane avalikustamine. Maailma ja inimese loomise kohta. Siin raamatus on tegelikult väga palju erinevaid huvitavaid pilte, väga toredaid maailma loomisest, aga mulle meeldib hästi üks ka inimese loomise protsess, kus Jumal loob põrmust siis inimese, kurat vaatab pealt ja kuidas ta siis inimesele lõpuks ka hinge sisse paneb nii-öelda, et see muudub ta ja puhub ise hingeõhku peale, et kõik, millele hingeõhku puhuda, muutub elavaks. Et need kõik asjad siin raamatus on osa minu meelest sellisest avalikustamise protsessist, millest me tahame täpsemalt rääkida. Siin on, kuidas erinevad mineraalid valitakse maailma, kuidas erinevad aineid valitakse maailma ja nii edasi, kuidas tehakse kiltkivi, on siin kõrval olev see kiltkivi valmistada lehttaignast alumiiniumsilikaadist. Ja see on kiltkivi retsept. Aga see selleks, maailma ja inimese loomine. Seda ma uuesti vaatasin seda
raamatut. Ma olen lapsena tõesti väga palju vaatasin seda raamatut, aga nüüd viimasel ajal mul on sellised nostalgilised hetked, kus ma vaatan vanu asju lihtsalt teise pilguga nüüd. Ja vaadates seda raamatut, siis ma sain aru, et isver küll, see ongi avalikustamine. Ja väga ruttu peale seda jõudis minuni informatsioon just selle kohta, et tegelikult erinevate kosmiliste ülestähenduste ja esoteeriliste õpetuste kohaselt ei ole inimkond evolutsiooni juhuslik tulemus, vaid universumi suurte arhitektide kavandatud pika ja tahtliku protsessi kulminatsioon. Ja see info räägib ka sellest, et enne tänapäeva inimkonna tekkimist läbisid terved tsivilisatsioonid, tähesüsteemid ja isegi varasemad universumid nimetatud loomise, kokkuvarisemise ja muutumise tsükleid, et täiustada teadlikku elu kosmilist malli. Ehk siis, et täiustada teadlikku elu kosmilist šablooni. Ja selles informatsioonis, mis minuni jõudis, seal uuritaksegi siis erinevate universumite unustatud katseid, arenenud tsivilisatsioonide tõusu, langust ja edasi. Ja see kõik tuli mulle nii-öelda signaaliks, et sellest on vaja teha üks ääretult põnev seminar. Ja sündiski seminar, mille pealkiri on Inimese loomine ja erinevate inimtsivilisatsioonide ajalugu, kus me räägime nii-öelda kosmose varjatud ajaloost, inimese päritolust ja ulatuslikust universaalsest eksperimendist, mis algas miljardeid aastaid tagasi. Ja see kõik on erinev ja täiustatud versioon sellest, mida ma olen kunagi rääkinud kosmilises sõjas. See läheb palju sügavamale. Ehk siis need universumite unustatud katsed, arenenud tsivilisatsioonide tõusud ja langused, teadvuse roll evolutsioonis ja paljud etapid, mida kosmiline plaan pidi läbima enne, kui jõuti siis praeguse inimese šabloonini, mida me täna kehastame. Ja seoses sellega sündiski siis seminar, kus me hõlmame järgmisi teemasid. Varasemate universumite varjatud ajalugu ja ebaõnnestunud kosmilised katsed. Ema universumi arhitektid ja algne loomise plaan, räägime sellest. Siis me räägime inimkonna kosmilisest päritolust ja mitmemõõtmelise inimese mallist. Me räägime sellest, miks maast sai edasi jõudnud hinge evolutsiooni viimane katsepolügon. Miks maast sai viimane hinge evolutsiooni katsepolügon? Kuidas teadvus areneb läbi aja ja loomingutsüklite? Me räägime DNA, vaimu ja universaalsete intelligentsuse seostest. Me räägime inimese rollist kosmilise evolutsiooni järgmises etapis. Ja me räägime uinunud inimpotentsiaali ärkamisest ja terviklikkuse taastamisest. Ja see on rohkem kui seminar tegelikult, mis seekord sai kokku pandud. See on sügav uurimus selle kohta, kes me oleme, kust me tuleme ja miks inimkond võib esindada miljardite aastate jooksul valminud iidse kosmilise nägemuse täitumist. Ja ülestõusmisprotsess on üks osa sellest. Nii et kui sa oled vaadanud seda seminari Kosmiline sõda, siis see osa on sisuliselt järg sellele, aga läheb palju sügavamale kosmilise sõja toimuvast. Me räägime nii-öelda plaanist, inimese arhitektuurist, erinevatest inimkatsetest, mida tehti tervete inimtsivilisatsioonidega ja nii edasi. Ülimalt põnev teema. Ja nagu ikka saab sellele seminari registreeruda www.
kaialisa.com/internetiseminarid ja seminari pealkiri on inimese loomine ja erinevate inimtsivilisatsioonide ajalugu. Nii et sellest me räägime ja seesama raamat inspireeris mind ja tõenäoliselt tõmbas ligi selle informatsiooni, mida ma täna või mitte täna, vaid mida ma selles seminaris tahan teiega jagada. Nii et ülimalt vajalik teadmine, et sa mõistaksid, kes me oleme ja kuhu me läheme. Kohtumiseni.